Miks hambaarstid kogu aeg niiditamisest räägivad? Toon välja 3 lihtsat põhjust, miks niiditamine ülioluline on. Algab Saskia hambaharidus. See on minu väike videode sari, kus teeme selgeks kõik tähtsad suutervise asjad. Alustame niiditamisest. Esiteks, igemeprobleemid. Kas sa teadsid, et niiditamine on parim viis igemepõletiku ennetamiseks, mille üheks sümptomiks on veritsevad igemed? Teiseks, hambaaugud. Kui sa ei niidita, siis tekivad hambaaugud palju lihtsamini, eriti hammaste vahele. Kolmandaks, halb hingeõhk. Toidutükid, mis võivad olla ka nii pisikesed, et sa ise neid ei näegi, on väga tihti halva hingeõhu põhjuseks. Pea meeles, et niiditad vähemalt 1 korra päevas enne õhtust hambapesu. Mina kasutan näiteks Bixteri mini hambaniiti, see on nii nunnu ja mahub alati igale poole ära. Koduses keskkonnas ma eelistan kasutada hambavaheniiti. Kui sulle need variandid ei meeldi, siis alternatiivina saab kasutada näiteks hambavahaharja või siis survepritsi. Nendest kõigest täpsemalt, aga järgmises videos, kui tahad kursis olla, siis follow suutervise lehte.